Tere! Te vaatate 30. oktoobrisest saadet. Täna räägime koolialust, rebaste ristimisest ja kultuurireisist. Head vaatamist! Õpilased külastasid Maarjamäe kommunismi ohvrite memoriaali, erinevates sõdades hukkunud sõjameeste mälestusmemoriaale ja Kumu muuseum tundi Egiptuse hiilgus. Päev jätkus Tallinna Reaalkoolis, kus kooli juhtkond tutvustas kaasaegset õpikäsitlust läbi reaalkooli väärtuste ja ajaloo. Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased asetasid mälestuskimbu reaali poisi mälestussamba jalamile vabadussõjas hukkunud õppur, sõdurite ja õpetajate mälestuseks. Päeva teine pool viis noored Estonia kontserdisaali, kus toimus suurejooneline klassikalise muusika kontsert hoolikalt valitud interpreetidega. Kontserdi esimese osas laulsid soprana Reete Kerge ja bass Priit Volmer. Pianist Mihkel Poll mängis Frédéric Chopini valssi. Kontserdi teises osas mängis keelpilli kvartett Ardor Arvo Leiburi juhatusel. Enne kontserti kohtus õpilastega Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kellega kujunes huvitav diskussioon nii multikultuursest kui ka noorte perspektiividest Ida-Virumaal. Pärast kontserti algas Jaak Juske ajaloomatk vanalinnas, Eesti riigi sünnipaigad ja kadunud vanalinn. Matk viis gümnasistid Niguliste kirik muuseum kontserdisaali, kus andis lühikese kuid võimsa orelikontserdi organist Tiit Kiik. Sisutiheda kultuurireisi päeva lõpetas Jaak Juske ajaloomatk teemal surm ja elu vanalinnas. Gümnaasiumites on sügiseti eriline komme, rebaste ristimine. Ka Kohtla-Järve gümnaasium toetab seda kommet. Vaatame, kuidas see päev möödus. 15. oktoobril oli Kohtla-Järve gümnaasiumi elevust täis. Iga 10. klassi õpilane kandis kogu päeva mõnda lõbusat kostüümi. Oli rebaste ristimise päev. Rebased pandi proovile erinevates võistlustes ja viktoriinis. Päev pakkus põnevust ja tõstis tuju. Luban, et kuulan Jumalat kui ennast. Rebaste ristimise päevaga said koolis tänavu alustanud õpilased täieõiguslikeks gümnasistideks. Päev jääb pikaks ajaks meelde kui järjekordne samm täiskasvanu ellu. Mina, meie, üheskoos, valutame homse. Neljandal detsembril toimub Jõhvi kontserdimajas kontsert Väikelaul suurele lavale. See on Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude konkurss. 4. detsembril toimub Jõhvi kontserdimajas juba 2 aastat Kohtla-Järve gümnaasiumi poolt korraldatav Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude kontsert Väikelaul suurele lavale. Kontserdile eelnes konkurss, kuhu oma laulu said esitada Ida-Virumaa koolinoored ja koolitöötajad. Konkursi teeb eriliseks, et ka lihtsale 5 jupile, mille koolinoor kas või telefoniga salvestades lõi ja mille konkursi žürii välja valis, teevad orkestriseadet heliloojad Tõnis Kõrvits ja Siim Aimla. Nii võib kas või esimese klassi koolijütsi tore lauluviis lennata rakettina kohe suurele lavale ja laul kõlab 100 kuulajatele suures saalis, orkestriseades ja saatel. Lauljaist saadab Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkester. See idee tekkis tegelikult eelmise aasta, kui meil esimene õppeaasta täitsa oli, siis selle aasta algusel, kui me mõtlesime, et mida ägedat me saame tegelikult siin kogukonnas ka ära teha. Ja siis meie direktor Hendrik Agur ütles, et kuna muusika on tegelikult inimesi ühendav ja meil on siin erinevad kultuurid, siis et võiks teha midagi muusikaga seoses ja saada teada, kui andekad on tegelikult meie enda inimesed, õpilased ja töötajad, kes võib-olla ise laule kirjutavad. Ja siis sellest tuli see idee ja lõpuks tuligi see konkurss ja siis ka kontsert. Osaleme oodatud Ida-Virumaa koolide ja üldse noorteasutuste töötajad ja õpilased. Ehk siis nagu kõik, kes üldse noortega tegelevad ja on haridusega seotud. Kuidas toimub ettevalmistamine konkursiks?
Ettevalmistumine toimub väga hästi. Meil on selgunud konkursi tulemused ja on välja valitud säravamaid laulud, millele siis orkestri seaded hakatakse helilooja poolt tegema. Ja praegu käibki orkestril juba proovid ja esimesed lauljad on juba proovides käinud, ehk siis oleme väga usinasti juba kontsertiks valmistumas. Oma tundeid esinemise ajal oli nõus jagama Pipi-Triinu Nõmmiste, kes osales möödunud aasta kontserdil. Mulle meeldib esineda, mulle meeldib olla laval, mulle meeldib see tunne, et mind vaadatakse. Vahepeal ma ei ole väga enesekindel, mis on enamus ajast, aga mulle meeldib, ma olen õnnelik, ma arvan. Vahepeal, kui saab eriti loo sisse minna, siis on see väga suurepärane tunne esineda. 17. oktoobril toimus Kohtla-Järve kultuurikeskuses Tantsustuudio 5 tähte kontsert Vaikus, muusika, tants. Tantsustuudio 5 tähte tähistas oma 5. sünnipäeva suurejoonelise tantsuetendusega Vaikus, muusika, tants. Tantsustuudio 5 tähte eestvedajaks on Kohtla-Järve gümnaasiumi oskus- ja valikainete õppetooli juhataja Ainiki Separ. Peo õnnestumisele aitasid kaasa ka Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide mooduli õpilased tantsulavastusega F-generatsioon. Kohtla-Järve gümnaasium kandideeris tänavu aasta kool 2020 tiitlile. Algab siin. Sellised olidki meie saate teemad. Täname vaatamast. Uute lugudega oleme meiegi teie ees tagasi.